jõudnud Tartusse, esimene võistlus on pihta hakanud, tegime esimese sõidu ka ära, et siin tuletati meil kohe meelde seda, et stardis vajub auto tagasi, et eelmine aasta juhtus ka sedasama, et ikka peab käsipiduriga kinni hoidma. Et aga praegu head tatat ei saanud, aga tundus, et auto sõidab ja on kiire, et proovime nüüd teise ringi veel. No ta ei käi nagu täiesti tühja, et ta käib nagu, ta veab ka, vaata, ta ei olnud kõige hullem, lihtsalt see enne piirajat, see käiguvahetusmoment ära tabada on natuke raske ja sinna see aeg kaob ka, ma arvan, vaata. Ühesõnaga 60 jalga 1.84 saaks natukene parem olla, et lõppaeg oli 7.9, meie indeks on 7.6. Ühesõnaga, teeme natukene launchi, natukene võtame sealt seda äkilisust maha ja teeme natukene rahulikumaks ja vaatame, kes siis peab paremini. No läheb paremaks. Teine sõit 7.8 ja 60 jalga 1.82. See on okei juba, aga natukene hästi õrnalt poos kinni. Paneme natukene pööret tagasi ja ma arvan, et siis on päris hea juba. Siis peab vaatama muidugi, mis see rada teeb. Kas see rada läheb nagu grippi tuleb juurde, et siis on võib-olla vaja liikuda tagasi sinna, kus me alguse pool olime, vaata, aga proovime niimoodi. Veel kiiremini sõita, aga ma ei ütelda tahab. Audi või? See on Audi. Nendel vahepeal on teine käik, aga vahepeal ta kaob ära. Swedbankist võeti raha maha ja 50 läks, vaata, iga launchiga niimoodi. Siis tuleb see tõdõng, 50, tõdõng, 50. Telefon teeb ainult seda silti. Seitse 87, 60 jalga 1.9, 1.91 siis. Reaktsioon oli kalender 0,3. Seda peaks natukene paremaks timmima, aga jah, ei muidu see sama, et mis me launchi seadet natukene tasasemaks tegime, nüüd teeme tagasi kurjemaks, sest rada on läinud soojemaks ja refi rohkem maas ja peab paremini nüüd, et võib natukene jälle tagasi panna. Niimoodi edasi-tagasi mängimine on, aga jah. Ma arvan, päris okei tegelikult. 7.87 sõita ellikaid on ka enam-vähem okei, et 7.6 on indeks. Vähemalt ei sõida lõhki. Praegu sai päris hea, ütleme niimoodi. Aga jälle, täpselt sama seade, mis hommikul. Lihtsalt hommikul lõunal tuleb... Palju soojem on juba. No, see on ikka täiega soojem. Ma nüüd enam-vähem tean, nagu, mida asfaldi peal, nagu, isegi Haapsalus ka, vaata. See oli väga ilus. Ma vaatan, käsi veriseb ka, et siis on hea sõit, vaata. Jaa, töötab, jah. Mul tõmbas surina sisse, kui ma... Oli, jah? See oli päris hea. Aga see, ma vaataks videosid ka siis, aga üldiselt 7.86, ei, vale Siim, teine Siim. Siim Sõrmus oli 7.86, 7.73, ehk siis see on päris hea. Ja 60 jalga 1.77, nii et lõppkiirus 151, see on kogu aeg sama olnud, jah? Ja, enne 150. Aga tead, miks see on sama või? See on mul kolmanda käigu põhipõhimõtteliselt. Ma alguses isegi vahetasin ära seal joone peal, aga kolmandaga lasengi lõpuni lihtsalt. Ja ma ei jõua piirajani. Aga rohkem mulle mõtet midagi muuta ka ja niimoodi. Ei, nii ongi paras, jah? See on tea, see toimib asi, jah. Lihtsalt pull jälle, täpselt sama seade, mis hommikul oli libe, on praegu töötab, vaata. Aga noh, ongi, auto on soe, rada on rohkem grippi, vaata, lihtsalt ongi, nüüd tuleb lihtsalt järgmine võistlus peaks võib-olla hommikut alustama sellega, et sa tõmbad alguses kohe natukene maha ja sa tead, et lõuna ajal tõenäoliselt tuleb tagasi panna, vaata. Et siis tegema pildid nendest hommikuseade ja lõunaseade, vaata,
siis tegelikult on päris hea, päris hästi on paigas, oleme nagu pihta saanud enam-vähem sellele, mis nende meie piiratud tööriistadega teha saab. Näh? 0,04. Aga 60 jalga ei olnud väga hea, aga jah, aga ta tegi oma parima täna konkurentsitult. Ta tegi, jah? Väga hea sõit. Reactionid suht võrdsed, siuksed seifid mõlemad, vaata. Käsi väriseb. Hea sõit oli. 7,87. 7,87, väga okei. Mingi lõdvik ei ole katki või boosti lõdvik või midagi? Välja laske kolle! No ta tõristab ja kuradi... Ta tõristab ja boosti ei teinud enam ja... Nagu sõidu ajal või? Jaa. Aga mõtlesime, et see vaakumvoolikud vaatame üle. Aga vahegi seisma praegu. Vaakumvoolikud, boosti torud, boosti lõdvikud. Midagi ei ole, siis läheb teil. Ma ei saanud tagasi tulles, ma tahtsin proovida, et ma lasen korraks nagu boosti vaata, aga ta niimoodi töristas tegelikult. Ma ei saanud isegi seda teha, noh. tuleb pärast langetada. Ma ei tea, miks sa arvad, et auto on korras, kui auto on katki. Ei, ma ei tea, hääle järgi lihtsalt hea okei. Vihma võiks enne sadama hakata. No mis juhtus? Juhtus see, et Siim jäi finišisse ja me läheme treilaga talle järgi praegu. Jah, midagi juhtus, me vaatame. Räägi, mis juhtus, Siim? Räägi, mis juhtus? Katki läks. Mikker on sees või? Jaa. Kõik on katki. Kallid asjad läksid katki. Kallid asjad, midagi, auto on treila või? See vihm jäi umbes mingi 20 mintsi hiljaks või? Jah. Seda oli vaja natukene enne, kui me viimase sõidu persse keerasime. Teised said nagu ühe ringi punkte rohkem nüüd, vaata. See on päris palju, see on mingi 100 punni või midagi, vaata. Et jah. Ja auto on katki, noh. Loodame, et ei ole midagi seda. Loodame, et ei ole midagi väga hullu. Tundus siuke, et üks silinder on järelt ära. Peab küünlad üle vaatama ja mis seal on nagu. See... Tundus, et auto rõhku tegi, see ei olnud nüüd kõige targem move 3 silindriga panna 1.8 barri talle korra, aga ma vähemalt sain teada, et rõhku tegi. Peaks Janno käest küsima, mis ta arvab sellest loost. Nüüd ma ei tea, nüüd sajab mingi 3 päeva ja me ootame siin.